Tere sõbrad! Täna räägime ühest huvitavast juhtumist. Noor naine, 20 aastat vana ja mis on huvitav sellest juhtumist? Tema vereanalüüside tulemused. Et kui neid võrrelda teiste samas vanuses naiste analüüside tulemustega, me näeme, et mõned väärtused on tõusnud mitmekordselt võrreldes kas tavaliste näitudega või isegi kõrgenenud näitudega, mida me näeme. Tegemist on naisega, kellel on öiseid vahetusi, töövahetusi, naisega, kellel on ülekaalu ja kellel on, mis on kõige olulisem ja kõige märkimisväärsem meie jaoks ja tänane video ongi pühendunud sellele. Temal on hirsutism. Hirsutism on üks sümptom, mis väljendub sellega, et naisel on rohkem musta värvi karvaid kehal. Neid võib esineda nii näol kui ka rindkerel, rindade vahel, rinnanibudel, kõhul. Sellega kaasneb hüperandrogeenia või hüperandrogenism ehk meessuguhormoonide liigsus organismis. Selle hüperandrogenismi taga on kindlad mehhanismid ja eeskätt selle taga on hüperinsulineemia ja insuliiniresistentsus ehk sellised seisundid, millega me tegeleme siin ja mida me edukalt ravime. See naine pöördus meie vastuvõtule kahjuks juba mingi aeg tagasi samade sümptomitega, et ülekaal eeskätt ja lisaks tumeda värvusega karvade kasv, liigne kasv. Ja mingi aja jooksul on ta järginud meie soovitusi, aga kahjuks see ei toonud mingisuguseid tulemusi, nii et ta saabus järgmisele visiidile siis, kui ta võttis kaalus juurde veelgi rohkem. Ja analüüsidest tuli välja, et temal on korralik insuliiniresistentsus ja ma näitan teile kohe numbrites. Tavaliselt me vaatame nii veresuhkrut, teeme nii nimetatud glukoositolerantsuse testi ja kui tema oleks pöördunud, tegelikult tema käis juba endokrinoloogi juures ja endokrinoloog väga ei tundnud huvi võib-olla või tema ei näinud mingeid märkimisväärseid muutusi tema vereproovides tõepoolest. Kui isegi tal teha või see proov sai tehtud, glukoositolerantsuse test, need numbrid olid korras. 5,2 on tühja kõhu veresuhkur ja 6,9 on 120 minutil võetud glukoosi tase, mis on sisuliselt korras. Muidugi me teiega teame, et tühja kõhu veresuhkur peaks olema ideaalis 3,9 kuni 4,9 omavahel ja lisaks jaanuaris 2023 sai temal tehtud selline analüüs nagu 3 kuu keskmine veresuhkur, glukeeritud hemoglobiin HbA1c. Selle väärtus oli samuti korras 5,0. Nii et kui keskmine arst vaataks neid proove, siis ta üldiselt ei märkakski midagi erilist. Kindlasti jäi tähelepanuta või ilma nii korraliku tähelepanuta tema maksanalüüside näidud, et näiteks tema alad näit, üks maksanalüüs on piiripealne, number on 43, muidugi, et me tavaliselt ju ootame, kuni see ületab normi, kuni see on 45 või kõrgem, aga seni kuni on see 43, ehk see on lihtsalt number. Liiguks edasi krahvtesti, insuliiniresistentsuse testi tulemusteni. Tema tühja kõhu insuliin on 34. Me teame teiega, et ideaalne insuliini tase tühja kõhuga on alla 6, nii et juba siin see number korralikult ületab normi. Insuliin 60 minutil on 225. No siin on tema meie parimate patsientide hulgas, sest sellist numbrit ma ei näe sageli ja ideaalis võiks tema insuliini tase 60 minutil, muidugi on see kõik individuaalne, see sõltub esialgsest numbrist, samuti sõltub sellest, milline number see võiks olla, milline on tegelikult ja kindlasti on seal oluline, millise insuliiniresistentsuse kõveraga on tegemist, aga tema insuliini tase 60 minutil võikski olla kuskil 20-30 juures, aga temal on 225, et siis 10 korda kõrgem. Ja 120 minutil on insuliini tase 183, mis peegeldab seda, et insuliin kogu selle aja jooksul ringleb tema veres ja stimuleerib seda, mida ta stimuleerida ei tohiks. Ja mis on selle insuliini tõusu taga? Selle insuliini tõusu taga on insuliiniresistentsus ehk
süsivesikute liigsus. Kindlasti selle taga on muid asju, sellest ma räägin natuke hiljem. Aga millega me siin või meie ülesanne siin ongi tegeleda elustiili parandamisega, korrigeerimisega. Ja sellel naisel ongi olukord natuke keerulisem, sest temal on mitu tegurit, mida ta ei saanud muuta või sellist elulist asjaolu, mida ta ei saanud muuta ja ehk me selle tõttu peame rakendama veidi tõusamat ravi selleks, et me saaks selle tugeva insuliiniresistentsusega hakkama. Ja kui üldiselt rääkida hirsutismist, et sellest põhilisest sümptomist, millega see noor naine pöördus vastuvõtule, siis hirsutismi puhul ehk tumeda värvi karvade kasvuga sellistes piirkondades, kus neid ei tohiks kasvada, ongi see, et insuliin stimuleerib neerupealistes ja munasarjades testosterooni või testosterooni aktiivsete vormide või androgeenide, meessuguhormoonide aktiivsete vormide nende hormoonide tootmise. Ja lisaks sellele me teame, et umbes 25% androgeene toodavad neerupealised, 25% toodavad munasarjad ja umbes 50% androgeenidest, meessuguhormoonidest toodetakse perifeersetes kudedes, sealhulgas ka rasvakoes. Nii et ülekaalulisel naisel androgeenide, meessuguhormoonide liigsus on üsna tavapärane asi. Ja see põhjustab, kui androgeene on rohkem, me teame ka, et siis karvafolliikulid muutuvad ka tundlikumaks androgeenide testosterooni mõju suhtes ja see põhjustab sellise tumedama värvusega karvade kasvu. Ja ainuke viis, kuidas me saame seda ennetada või vähendada või ravida, on tegeleda insuliiniresistentsuse raviga. Selle naise puhul me kindlasti rakendame toitumissekkumist või dieetsekkumist, ehk siis süsivesikute vaene toitumine. Kindlasti me soovitame piirata selliste süsivesikute tarbimist nagu riis, kartul, makaronid, leib, mis on tema igapäevane menüü, lisaks magusad puuvilja, mahlad, rämpstoid. Rasva võib olla piisavalt palju, et kaloritest me siin väga ei muretse, aga peamine on süsivesikud. Lisaks kindlasti, kui me vaatame, kui sageli ta sööb päevas, siis 4 korda päevas on tavaline tema söögikordade arv. Me kindlasti tahaks seda vähendada, kui vähemasti 3-ni. Ja füüsiline aktiivsus, vaatamata sellele, et tema tegeleb spordiga aktiivselt 3-4 korda nädalas, käib jõusaalis, see ei toonud ka mingeid tulemusi. Selge see, et kuigi ta kaotab kaloreid, aga seni kuni insuliini tase on niivõrd kõrge, insuliin stimuleerib rasvkoe tootmist. Nii et me ei saagi sellest liigsest rasvkoest lahti, isegi kui ta teeb trenni. Ja veel muidugi unerežiimi normaliseerimine, siis me soovitame talle vähendada ööste vahetustega nende päevade või arvu, et ta saaks normaalselt magada. Lisaks kindlasti maandada stressi, et vastuvõtul selgus samuti, et temal on emotsionaalseid probleeme ja ärevust ja võib-olla ka depressiooni. Nii et see on kindlasti ka oluline. Aga ma tahtsin rõhutada, et mitte kõigil meist on nii palju igasuguseid probleeme elus. Nii et saab kergema vaevaga hakkama ja olge terved!